Tere! Tänases tunnis räägime võrdhaarsest kolmnurgast ja vaatame, millised omadused temal siis on. Joonisel on kujutatud võrdhaarne kolmnurk. Võrdhaarses kolmnurgas me kutsume siis võrdseid külgi haaradeks ja kolmandat külge aluseks. Ja siis tekivad meil alusnurgad ja tipunurk. Ja kuna meil tekivad siia kaks võrdset kolmnurka, siis järelikult on need vastavad nurgad võrdsed. Ehk siit tulebki võrdhaarse kolmnurga esimene omadus, et võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on võrdsed. Nii, vaatame nüüd seda joonist edasi. Meil on võrdhaarse kolmnurga kõrgus. Mida tema siis teeb? Ta poolitab aluse ja on selle alusega risti. Ehk me saimegi võrdhaarse kolmnurga teise omaduse, et võrdhaarse kolmnurga kõrgus, mis on siis tegelikult samaaegselt ka tipunurga poolitaja, on alusega risti ja jaotab selle aluse kaheks võrdseks lõiguks. Lahendame võrdhaarse kolmnurga esimese omaduse peale paar ülesannet. Näiteks olgu meil võrdhaarse kolmnurga alusnurk suurusega 30 kraadi. Kuidas me siis leiame tipunurga? Me teame seda, et kolmnurga nurkade summa on alati 180 kraadi ja kuna alusnurgad on võrdsed, siis me lahutamegi 180 kraadist 2 korda 30 kraadi ja saame tulemuseks, et tipunurk on 120 kraadi. Nüüd vaatame teist näidet, kui me teame tipunurka ja meil on vaja leida alusnurk. Jällegi me teame seda, et 180 kraadist tuleks ära võtta 100 kraadi ja saadud tulemus tuleks jagada 2, sest alusnurki on 2 ja need on siis omavahel võrdsed. Ja me saame siis tulemuseks, et alusnurga suuruseks on 40 kraadi. Soovin sulle edu enda ülesannete lahendamisel.